Täna tutvustan ma teile siis huviuut Peugeot 2008, millel on minu meelest natukene veider nimi, kui teistel Peugeotdel on 3008 ja 5008, siis see 2008 tuletab mulle eriti meelde ühte 12 aasta tagust aastaarvu, siis tekibki küsimus, et kas see on kuidagi vaimselt kinni selles aastas või midagi, aga kui hakata ratsionaalselt mõtlema, siis aastaga 2008 ühendab siis uut Peugeot 2008, siis põhimõtteliselt ainult 4 ratta olemasolust, et tehnoloogia kõik on nii edasi liikunud. Tere tulemast taas vaatama Nice Luxury proovisõitu. Tal on 18-tolised valuväljad, sõiduraja hoidmise assistent ja adaptiivne kiirushoidikussüsteem on varustatud stop and go funktsiooniga ja see võimaldab sõiduki liikumiskiiruse automaatse kohendamise siis vastavalt eessõiduki siis kiirusele ja piki vahele. Ja tal on siis olemas veel Advanced Grip Control, mis siis teeb linnamaasturi aardavosomadused vastavaks siis teekattega. Tal on olemas 3D digitaalne näidikupaneel, kus on need asjad kuvatud siis tähtsuse järjekorras ja kõige tähtsamad asjad on kohe juhi silmal ja tal on ka siis nutitelefoni juhtmevaba laadija ja see on väga hea, et seal on tähtsuse järjekorras asjad kuvatud, et ei ole mingi asi ei ole mikroelementi suurune seal tablool või midagi. Ja tal on TomTom navigatsioonisüsteem ja siis Piu Premium Fokaal helisüsteem, seal lausa 10 kõlariga varustatakse siis. Ja siis pimeda nurga hoiatussüsteem, hädapidurdussüsteem ja siis ka liiklusmärkide tuvastus ja sõidukiiruse hoiatus. Bensiinimootorid on tal 3, see algab siis 6-käigulise manuaalkäigukastiga 74 kilovatisest mootorist, millel on 101 hobujõudu ja siis on Piurdes 130 6-käiguline manuaaliga või 8-käigulise automaadiga 96 kilovatti ehk siis 131 hobujõudu ja kõige tagatipuks on siis Piurdes 155 8-käigulise automaatkäigukastiga ainult, kui tüvi, see on ju väga hea mootor ja sellel on 114 kilovatti ehk 155 hobujõudu ja diiselmootoritest on valikus Blue ADI 100 6-käigulise manuaalkäigukastiga 75 kilovatti ehk 102 hobujõudu ja siis on olemas veel 8-käigulise automaatkäigukastiga diiselmootor 96 kilovatti ehk 131 hobujõudu lausa ja elektrimootor on ka valikus siis keskkonnasõbralikele inimestele, mis on automaatkäigukastiga ja mille hind ja millel on 100 kilovatti ehk 136 hobujõudu. Tema hinnad algavad siis 15 900 eurost ja mis on üsnagi normaalne hind, aga kui te olete eriti vaimustuses sellest autost, siis muidugi saate teda endale ka osta 40 000 euro eest. Minu meelest, kuigi need tehnoloogilised omadused on enam-vähem samad, mis nagu ka konkurentidel, võib-olla natukene on Peugeot mõne sammuga ees, aga siis disainiga ta võlub eriti, et selline vahva lõvikutsika disain on tal olemas ja sellega ta kindlasti toob ta endale palju siis ostjaid endale. Selline on uus Peugeot 2008. Väga mitmekülgse mootorivalikuga ja hea varustusega ilusa disainiga auto. Meiega kohtume teiega juba nädala pärast.